Ja alustame siis väikese vestlusega ja kõigepealt ma tutvustan ka ennast, et kes mina siin selline olen. Minu nimi on Rott Maal ja Ave-Maria kirjutas mulle, kui ta nägi ühte videot, kus ma julgustasin kõiki oma loomingut avaldama. Ja mul oli hea meel, et ta seda tegi, sest kui ma nägin tema neid tekstikesi, siis need olid nii armsad, nii lihtsad ja nii teistsugused, et midagi sellist ma kirjanduses tänapäeval isegi mitte ei tea. Võib-olla sa ütled oma ameti ka? Ja kui ma oma ameti ütlen, siis te kindlasti usute, et ma olen eesti keele ja kirjanduse õpetaja Nõo Reaalgümnaasiumis. Ja siis ma julgustasin Ave-Mariat seda avaldama ja võtsin ka keeletoimetamise enda kanda ja tal on ka teisi toredaid toetajaid olnud. Raamat on ääretult ilus, ilusate piltidega, aga võib-olla alustame sellest, et räägi meile natukene, kuidas sa üldse hakkasid neid jutukesi kirjutama, et mis hetk see oli, kui sa tundsid nagu vajadust, et need mõtted kirja panna? Et neid jutukesi, see on tegelikult pikem lugu, et võib-olla hõlmab terve mu elu, aga kuskil 3 aastat tagasi, et mul olid nagu erinevad ühesõnaga mu ümber tuli inimesi, kes nagu soovitasid, et kirjuta raamat või kuidagi tuli kogu aeg see raamatu teema, aga siis mul oli isegi võetud kaustikud, et hakkan midagi kirjutama ja mitte midagi ei tulnud, aga 3 aastat tagasi siis ma ühe korra võtsin niimoodi, istusin maha ja vaatasin, et mul on kõik lood olemas, et see paik, kus ma olen elanud, et need taimedega ühesõnaga kohtumised ja läbi nende enda elu mõistmine või enda mõistmine, et see on nagu, et need on vaja lihtsalt paberile panna. Ja, et mulle väga meeldib see, et sinu tekstid on sellised, et nad väga ei maali detailselt pilti ette, vaid nad annavad selliseid fragmente ja märksõnu, et minul küll lugedes hakkas film jooksma silmade ees, et see oli väga armas. Jah, väga tore, et sest mul oli 2 raamatu eelnevalt, kes raamatut läbi lugesid, et üks oli kes siis on teadur ja kes taimedega on terve elu tegelenud, ise hulga raamatuid välja andnud ja teine oli Portugalist inimene, kes siis ka on lõhnadisainer, et kes samamoodi nagu terve elu on taimedega tegelenud, et mul oli just oluline, et need inimesed, kes hästi tunnevad taimi, et nemad siis nagu vaataksid üle oma pilguga, sest kui sa oled oma asja sees, siis tundub see kõik selline, nagu et sa oled lihtsalt selles protsessis ja siis on vaja nagu sellist vaatamist, aga nende juttudega oli mul veel see lugu, et see 3 aastat tagasi jäi mul pooleli, et ma läksin Olustvere Kanga kudumist õppima. Ja kuna see kool oli ikkagi siuke intensiivne ja see raamat vajas lihtsalt pühendumist, et vajas ka aega, sest need osad pildid, mis siia on tulnud ja neid oli vaja veel lisada. Et siis oligi hea, et vahepeal oli nagu see Kanga kudumise kool, ja siis selle vahepeal oli ka veel üks kord, kus mul sõbranna, kes elab hetkel Saksamaal, et siis ta on ka nüüd 3. raamatut välja andmas, et siis ta tegi sellist kirjutamise gruppi, kus ma püüdsin ka nagu sabast kinni haarata, et äkki nende tuules nagu saan ka oma raamatu valmis, aga ikkagi ei olnud see aeg veel, et see vahepeal ja siis, et see oli vaja nüüd sellel aastal vaja lõpule viia. Kummad tõid enne pildid või jutud? Või samal ajal? Sees on 4 pilti.
ja need pildid on tegelikult valminud üldsegi juba päris ammu. Et nad on valminud, kui Pärnus oli Võilille festival ja ma kogu aeg oli mul soov sinna jõuda, aga kuna Pärnusse on üks maad jagu minna, et siis kuidagi ma ei jõudnud, ühesõnaga täpselt see aeg, kui seal oli ja siis üks aasta, kui oli see, et ei saanud koha peal teha, et oli, siis nad tegidki nagu ka ülekande, et sai kuulata ja siis oligi tore, et tegid oma toimetusi, siis jälle natuke joonistasin, tegin süüa ja siis ühesõnaga kuulasin neid jutte ja et see oli nagu tore, et see on nagu jah valminud selle Võilille festivali nagu ajal, aga ma aastat praegu hetkel ei mäleta, et see oli päris mitu aastat tagasi. Ma korraks siis ütlen, et pealmine pilt on küll nagu, et selle aluspõhja, mis siin on, et need akvarellidega ma tegin sügisel, et osalesin, üks naine tegi kunstiteraapia ülikooli töödeda ja mul üks sõbranna kutsus mind kaasa ja kuna see oli Kütiorus, et mu lapsepõlvemaadele, et siis kuidagi ma andsin jah sõna, et tulen ka siis, et selline väike grupp ja siis me tegime erinevaid akvarelle joonistusi seal ja siis leidsime sealt ühe taime, mis on maarjalepp, mis sai siia kaanele, et mis on ka nagu kuidas see põllumajandus praegu toimib, et teda ei kasva nagu igal pool ja ma läksin ise sinna tegelikult punet otsima ka, et see oli jah sügisel, kus on, taimed hakkasid juba hääbuma, aga kes see korraldas, tema talumajas seal aias kasvas pune, et ma sain lõpuks punet ka kaasa sealt, et seemneid, et nüüd sain külvata. Et pune ka nagu, ma mäletangi, et on just seal Kütiorus nagu kasvanud, et ja neid lugusid lugedes on tunda, et su elu on taimedega läbi põiminud, et äkki räägid natukene ka sellest, et kuidas taimed sinu ellu jõudsid ja millal sa nii-öelda nagu intensiivsemalt nendega tegelema hakkasid? Et nad jõudsid läbi vaikuse. Et iseenesest, et see ongi, et kui sa hakkad nagu küsima või kui ma sinna Vatselinna kanti elama läksin, et siis oli ka, et Põdra Kanep oli seal õue peal, et siis tema oligi raamatus, ma sellest natuke kirjutan ka, et küsisingi, et kus sa siia said ja kes sa siin oled üldse, et ikka tean teda nii. Aga samamoodi, et raamatus on ka seda juttu, et osa, et mul on ka ikkagi lapsepõlves olnud need taimed juba minu ümber, et aga vahepealsed ajad on nagu olnud teistsugused. Ja siis oli üks hetk, kui mul üks sõbranna tegi Räpina kooli herbaatikumi, siis oli ka, et kui ta kutsus mind ühte taima otsima ja siis oli jah selline aeg, kus ma nägin, et tõesti, et ühe ruutmeetrile seal võib väga palju taimi olla. Aga jah, kuskil ongi, ma ei saa öelda, et 10 aastat või isegi rohkem nagu, kus on nagu intensiivsemalt, kus ma nagu siis teengi neid hüdrosoole valmistan taimedest ja ühesõnaga selline ja aroomteraapia õpingud on siis vahepeal olnud ka, et kus nagu selles osas oli ka, et ma enne aroomteraapia oli vaja nagu elus teha valikuid ja siis kuidas ma sattusin sinna õppima, et ma olin leidnud ühe naise, kas jutud või raamatu, teda küll ei ole enam, aga ta oli teinud koostööd ühe Taani antropoloogiga, ta oli ise aroomterapeut ja siis mulle nagu tundus huvitav, et nad tegid nagu koostööd, et lõunamaal on need taimed intensiivsemad, need lõhnad ja tehaksegi neid eeterlikke õlisi rohkem ja kuidas nad nagu panid kokku siis need Eestimaa põhjamaised taimed ja et siis ka erinevate raamatute ja niimoodi kaudu, et inimeste. Mulle väga meeldib see, kuidas sa austusega taimedesse suhtud ja kuidas sa loodust tunnetad ja sellest lugu pead ja hindad seda metsikust. Ja see
muusikapala, mis siin algul oli ja kõlas, väga hästi sobib sinuga kokku. Kas mõte raamatuks tekstid paigutada tuli kergelt või raskelt? Kas see tuli lühikese aja jooksul või oli see pikem protsess? No see tuli väga kiirelt selles mõttes, et kuna mul need jutud olid olemas ja samamoodi see Saksamaal elav sõbranna, ta teadis minu neid ponnistusi ja siis ta andis teada, et möödunud aasta detsembrikuus, et ta tuleb ekstra mulle külla ja mul oli see küsimus, et mul oli vaja panna need arvutisse, et ma neid kuhugi saata saaks ja neid nagu ära vormida. Ja siis nüüd vahepeal enne raamatu ilmumist ma sattusin ka ühe, kes on palju raamatuid välja andnud, oma kirjastus on tema ateljeesse, siis ma nägin, et kuidas üks kirjanik ka tööd teeb, et temal oli samamoodi, et need jutukesed, ta ütleski, et tal on kõik need paberil, ja siis ta alles viib arvutisse. Ja kuna mul seda arvutioskust üldse ei olnud, et mul oli ikka täiesti nagu nullist alustamine, kuigi ma seal Kanga koolis käisin ja seal oli ka meil arvutiõpetust, aga kuna see kanga kudumine oli ka mulle kõik nii uudne, siis mul oli nagu valik, et millele ma rohkem nagu pühendun. Ja siis oligi kevadel oli üks hetk, kus Kertu tuli oma poja Jaakobiga, et tulid juuksurisse ja siis mul oli kindel kuupäev, et nüüd ma annan selle oma tooriku edasi. Ja see oli nii tore, et Kertu võttis selle lahkelt vastu ka, sest ta oli ikka väga toores veel algul. Ja kuigi meil oli vist eelnevalt juba varem ammu oli kokkulepe, et mul on see plaan ja Kertu vist jõudis ühe raamatu juba enne, tal oli ka nagu esimesed tööd vist raamatutega ja jõudis juba vahepeal ka avaldada või tegutseda raamatuga, enne kui minu raamat tuli ja siis mul oli inimene, kes pidi siis kirjapildiga tegelema, aga seal tulid ühed mulle mittesobivad asjaolud ja siis mul oli vaja leida, kui Kertu juba ütles, et nüüd on nagu see kirjapildi koht. ja siis ma leidsingi interneti avarusest ühelt YouTube'i kanalilt Ruti. Võtsin julguse kokku ja võtsin sinuga ühendust ja meil kohe nagu klappis see, et ja mul oli ka kohe julgesin sulle kõik saata ja nii edasi. Et nii ta läks. Ja kuna ma ise olin ka just raamatu välja andnud, siis ma tundsin, et kuna mind toetati, siis heategu peab rändama minema ja ma pean järgmist toetama. Ja, et see, kus me kohtusimegi, mina õigemini kohtusin esimesena, et oligi, kus Rutt tutvustas oma luulekogu ütlemad sõnad tekitavad südames kõrvetisi, jah. Et ilmumist, et rääkis sellest raamatust ja siis niimoodi jah, nagu sealt. Et kui ma kirjutasin, siis ma sain küllaltki kiiresti kohe vastuse, et oled nõus ja muideks, ma mõtlen, ta on üks imeinimene, et tema töötasu oli minu raamat. Ma võin öelda seda, et muidu eelarve on kuskil 5000 raamatute väljaandmisel. Nagu ma ütlesin, heategu peab minema rändama, sest mind aidati ka. Aga see protsess, raamatu sünd, see on alati eriline, kuni siis lõpuks see hetk, kui sa oma raamatu kätte saad võtta. Et räägi natukene sellest protsessis, kuidas see kulges. No minu sündimised siin elus on kõik kummalised. Nii et mul on siin, mis välja pandud on, nüüd nad on vist juba seal segamini läinud, aga mu esimene, et kuna mul oligi võimalus, et jupikaupad, kes nagu raamatut soovivad ja siis mul tuleb jälle sisse, siis ma saan jälle juurde trükkida, et meil on niimoodi trükikojas lepitud. Et siis esimese raamatuga läks Giljotin katki
nii et aga nad tegid raamatu õigeks ajaks valmis. Ja mõtle, kuidas see küsimus veel oligi? Et see raamatu sünniprotsess, kuidas see ootusärevus ja raamatu jõudmine lõpuks. Ja siis mul jõudis vahepeal ka see, ma ei teadnudki, mis see on, et mul oli nagu ühesõnaga sihuke ärevus või mis see oli sees, et noh, kuigi ma sihuke stress ja ärevus, et neid sõnu ma väga ei kasuta, aga ta oli nagu kummaline tunne. Ja siis ma võtsingi Rutiga ühendust ja kuidagi andsin teada sellest oma, ma ei mäletagi täpselt, kuidas see kõik oli, aga Rutt ütles, et aga see on rambipalavik. Et siis ma mõtlesin, et noh, vaata kui hea on, kui sa saad diagnoosi või sul on kindel. Ja nagu ma selle teada sain, oli minu armas sõbranna Eevi, võttis minuga ühendust ja ütles, et tema sõidab rattamatkale Haapsallu, et kas ma tahaksin kaasa tulla, et me oleme seal varem kunagi käinud ka. Ja ma võtsin siis mõned tunnid mõtlemise aega ja mõtlesin, muidugi ma lähen mere äärde. Eevi sõidab ratast ja mina saan oma rada seal käia, et keskkonnavahetus, et täiesti kingitus nagu mulle, et väga tore. Aga noh, Rutt ongi selles mõttes, nagu ma olen öelnud, et minu selle raamatu lapsukese ämmaemand, et kes on mul kätt hoidnud, et ta oma selle rahuliku oleku ja hea sõnaga. Ämmaemand on vist tõesti õige sõna, sest ämmaemand on see, kes hoiab tõesti ainult kätt, aga töö tuleb endal ära teha. Ja sellega sa said väga hästi hakkama. Missugune tunne sind valdas, kui sa selle raamatu päriselt esimest korda kätte said võtta valmis kujul? No selline omane tunne oli, et ma saingi, kui anti trükikojas teada, et see näidisraamat on valmis, et siis mul oli ka kohe sobis tulla järgi ja ühesõnaga, kui ma olin uksest välja tulnud, et siis mul tulid nagu need rõõmupisarad, et nagu noh, selline rõõmus meel ja siis mul oli juba ka unenägu tuli mul, et kui see, ütleme, selle esimese partii väljaandmine, et ma sain aru, et midagi toimub, et siis oligi vahepeal jah, see giljotiini katkimine. Et aga jah, kõik nagu sündis ikkagi õigel ajal ja kas sul on oma lemmiklugu ka selles raamatus? Nad on kõik mulle hästi armsad, aga ma arvangi, et ma panin siia tagakaanele, panin kortslehe, mis on sihuke naistetaim ja selline armas õrntaim, et teda saab veel praegu korjata, et ta õitseb ja tal tuleb see veetilk siia, millest on mul siin ka lugu. Ja kuna ta on nagu nii lähedal on mulle püüdnud tulla, et ta on jah, täiesti nagu kivi vahelt tuleb minu ukse juures nagu kasvama ja lillepeenrasse on suure puhma teinud, et ju ta siis ka üks selline armastus on, et aga kindlasti ka see Maarja Lepp, see uus, et jah. Üks hea raamatu esitlus on see, kui natukene ka sisu saab piiluda. Äkki loeme ühe lookese ette? Kas sina lood? Ma võin lugeda. Kas võtame juhuslikult ühe? Sinu valik. Vaatame. Tuligi kortsleht. Juhuseid ei ole. Kortsleht. Püha taim. Jumalanna mantel. Kui üks taim soovib hakata lausa uksest sisse kasvama, siis pole temast võimalik kuidagi mööda vaadata. Ta on vahel paras vigurivänt olnud ka. Olen läinud teda korjama, aga siis selgub, et taimed on kõlmatud ning üle ei jää muud kui oodata sügist, kui uus hädal peale kasvab. Ütlus püha taim peab tema kohta paika. Taimeke, kes oskab hoida veepääli oma lehel.
olen korjanud neid pärleid nõnda, et panen kausi alla ja raputan piisakaussi. Millalgi üks tuttav küsis, kuidas sellise särava näo naha saad? Tema ka soovib. Vastasin, et nende pärlitega. Igaüks oma rüüs, iga naise jaoks. Ilus. Sellega on ka üks lisalugu, kuidas enne ei saanudki nime öelda Marju Kivi, kes siis üks läbilugeja oli, et tal olid väga armsad tagasisided, et ma olen Facebookis ühte kirja nagu jaganud ka, et tema soov oli siis teada, kuidas seda siis kas sisse juua või peale määrida. Et kui siit ka keegi soovib teada, et siis võib mõlemat pidi teha. Et tema ongi looduslik, et kui ma muidu teen taimedes neid hüdrosoole, mis on nagu läbi aparaadi tehtud, siis tema ongi looduses, kus tekib see veeaur ja siis see taime ja päikese ja kõik. Et seal on veel rohkem kui eks ju seda väge kui see hüdrosoolis, et võib-olla huvitab kedagi ka milleks ja kuidas hüdrosoole kasutada? See oli nii huvitav, et täna tuligi jälle teemaks, et ma sel aastal ei olegi jõudnud ühtegi teha. Et alati ma olen üritanud, et kui see Mairo sõitseb, see vana taluaia lill, et ma roosist ikka teeksin. Et sinule vist sai ka üks pudelike. Et aga jah, et kuidas neid tehakse või kasutatakse? Mõlemad natuke. Et selleks on vaja selline aparaat, kus nad siis auru destillatsiooniga käivad läbi selle aparaadi ja siis see aur jahutatakse ja siis see taim siis annabki oma selle tilgakese sinna, et samamoodi tehakse ka eterlikke õlisid, aga neil on nagu see vahe, et eterlikke õlisid lavendel mille Rutt tõi, et eterlikke õlisid tehakse kuivatatud taimedest ka rohkem, et siis nad annavad nagu rohkem seda, tähendab mitte täiesti närvutatud taimedest, et siis hüdrosooli puhul on see, et taim peaks olema võimalikult värskelt korjatud õigel ajal, et saada seda nagu nii-öelda seda eluenergiat sinna. Et ma ise väga jälgin seda, et kuigi Eestis tehakse väga erinevalt seda, et ja välismaalt, mis tuuakse sisse, et nendel on need hüdrosoolid juba eterlike õlide nagu jäägid, et neil on oluline, kuna see on niisugune äriartiklid on, et artikkel on see eterlik õli, et siis neil on esmane saada see õli ja see, mis järgi jääb, aga kui mina siin teen, siis meie taimed nii palju ei annagi seda raudrohi ja mis annavad, aga et siis ongi, et teedki ainult seda hüdrosooli nagu, et siin Eestis on mõned üksikud väga head tegijad, kaasa arvatud mina. Julgen täiesti ütelda nii, et. Kas sa soovijatele müüd ka? Raamatut ja. Raamatut ja hüdrosoole? Jah. Kui mul neid hüdrosoole on, võib küsida küll, jah. Väga tore. Üks lugu mul tuleb siin meelde, räägib ka sellest, kuidas väga õigel ajal korjatud ravimtaim võib mõnikord ka nii kange olla, et see võib nii-öelda natukene halvasti mõjuda, et äkki räägid selle loo ka? Ja see lugu on raudrohust, et kus siis raudrohtu ma tegin ühe sõbranna õpetuse järgi, ma olin varem näinud ka apteegis, et näiteks keegi Antoniina tehtud segu või niimoodi, et ma ei olnud neid väga tarvitanud, aga siis ma tahtsin nagu järgi proovida, et seal oli vaja kuu seisu teada, mis kellaajal kõik täpselt korjata ja nii edasi. Et tegin selle sõbranna õpetuse järgi siis ja siis mulle loodi kõik need tingimused, et korjata. Praegu kasvab muideks seda igal põllul, et seda on lausa külvatud, seda raudrohtu, nii et ta on natuke juba hakkab liiale minema, mis see raudrohu armastus, aga kuna
ma ei tea, kas sa oled nõus ta välja otsima? Sa jutustama ma saangi öelda, et kuna seal tema lõpus on lause, et palveta minu eest, et ju siis on seda palvet nii vaja kuulda kellelgi. Et ja siis see raudrohu jah, et see taim, mis ma korjasin, ma olin kogu aeg tegelikult joonud seda raudrohtu, aga et selline ravimeetodi eesmärgiga ja niimoodi teatud kuuseisudel ja nii edasi korjatud, et see mõjus mulle väga tugevasti, ühesõnaga, et ma mõtlesingi, et võib-olla mul on kellelegi vaja seda korjata, et miks ma seda kõike pean tegema, aga siis jah, tuligi välja, et mul oli endal vaja teada, et kui tugev on üks raviks korjatud, et selline taimet, jah. Leidsin üles. Jah, et ma juba selle palvetamise, seda mõtlesin seda lauset ütelda. Sõnumiga palveta minu eest. Ja mõne taime kohta piisab täiesti ühest sõnast ja kõik on öeldud. Käbiheina pean me silmas. Jah, et mu mõte oligi, et see, et kirjutada hästi lühidalt ja seda nagu seda suuremad sõnumid nagu edasi anda. Et mulle tundus, et vist õnnestus, kui see Marju oma helikirja saatis, et tema nagu nägi kõik need kohad ära seal. Sest sõna koduhoidja ütleb tõesti kõik. Jah. Kuidas seda raamatut saab endale soetada? Kas sa kavatsed ainult käes kätte müüa või ka raamatupoodidesse anda? Ma otsustasin esialgu, et lähen niimoodi vaikselt tasapisi. Et kuna mõtlesingi, et me elus ise saame astuda teatud samme ja muuta midagi. Et hästi lihtne on minna hooandjasse, küsida abi, et ma mitte sellepärast, et seda ei võiks teha keegi, aga kuna ma olen natuke teistsugune, et omamoodi, et siis ma mõtlesingi, et ma lähen nagu oma teed, et kui mul juba need inimesed leidsin, kes mulle tulid kaasloojateks siia raamatu juurde, et ma alustangi, et tellin väiksed partiid ja siis tegelen müügiga, kuigi olen häid vihjeid saanud, et kus võiks pakkuda veel, et ma nüüd vaatangi edasi, et kui tänane üritus ka, et mis mul oli nagu, et oleks selline väike tähistamine ära, et kuidas siis nagu mõtted nüüd tulevad, et kuigi jah, lihtsam on nagu kätte saada küll raamatu, eks ju, raamatu levitamise kaudu, aga jah, et tahtsin ka astuda seda sammu, et ma ei lähe nagu seda nii-öelda natuke kergemat teed, et hooandjasse raamatut panna. Aga neis jah, praegu, et igal juhul raamat jõuab õige lugejani kindlasti ükskõik mil viisil. Sa kasutad siin taga ühte tsitaati ka, et äkki natukene räägid sellest ka, et miks just see autor, et mis lugu siin selle Kokko mõtte taga peitub? Et sellega on üks huvitav lugu. See autor, kellest ma seal kirjutan, on Jürjo Kokko, ta on Soome kirjanik olnud. Et mul oli, kui ma kangakudumise koolis käisin, siis mul sõbranna teades mind ka pikalt, kes tegeleb käsitööga ja ta ütles, et ära soomlaste küll midagi õpi. Et sul ei ole vaja nende käest mitte midagi õppida. Aga see väike küla raamatukogu, mille kohta on siin veel lugusid, kus ma olen raamaturiiulist midagi võtnud ja siis avastan, mis sellest taimest nagu teha saab, et siis see Jürjo Kokko raamatut ja mind väga puudutasid tema lood. Ja tegelikult ma otsisingi luikade kohta ja avastasin, et temal on luikadest raamat kirjutatud, mis ma nüüd ka hiljuti sain.
et Soomest tellida, et ka pidi kellegi kaudu tellima, kuna nad ei saatnud Eesti pakki. Et siis keegi inimene tõi sealt ja siis ma äpiga tõlgin sealt. Et ma ei teagi täpselt, mis sellega on, kas autoriõiguse või ta oli nagu bestseller Soomes, see Luige raamat. Aga mina olin siis lugenud, mis oli tõlgitud, oli Ungeratare, et see partidest raamat, et partlastest, et mis mind ka väga puudutas, et kui inimene on nagu nii looduse armastaja, ühesõnaga, et ta läheb, kuidas ta läks neid uurima, kuidas nende elu kõik on seal ja sellele mehele kingiti siis talu või maa. 2 venda olid, et neil oli nagu väga oluline seal, et läks põlvest põlve nagu edasi. Aga kuna need vennad nägid selle mehe seda armastust selle looduse osas, siis nad kinkisid talle oma esivanematele päranduseks saanud maatüki. Ja seal oli veel raamatus, mis viis tõesti teise reaalsusesse, et need saaniga sõitmised ja väga, väga puudutas, siis ja kuna mul see Luige raamat ka saabus sealt Soomest, siis ma nagu soovisin tema seda siia panna, et ma ei tea, kui sa oled nõus, siis võib sellegi ette lugeda, kui sa oled nõus. Jaa, võib ikka. Nii, see oli siin kõige lõpus. See on nüüd nagu selline tõlgendus juba, et natuke. Mulle meeldib kokku mõte, et võime kaotada palju, kui pole võimalust elada looduse lähedal. Kultuurne inimene võib niimoodi lausa võõrastavalt suhtuda mulda, sest talle kangostuvad hetked matustelt. Taluniku elu muutub tühjaks, kui tema isade haritub maa, tema kodukoha muld pole talle enam püha, vaid seostub ainult tööga. Ja ometi ei saa eitada fakti, et eestlastena oleme kõik maalt pärit ja kunagi saab meist osa maast. Mida kaugemale inimene maast ja loodusest eraldub, seda õnnetumaks ta muutub, sest puudub võimalus õppida loodusest. Nii ta õpibki teistelt inimestelt, kes on ehk veelgi õnnetum kui ta ise. Aitäh, Rutt. Väga ilusasti öeldud. Enne kui ma publikule ka küsimusteks sõna annan, sest ma olen siin kogu aeg ise küsinud, siis viimane küsimus. Kas on kiusatust kirjutamistööd jätkata? No on jah. Et selles mõttes, et juba küsisingi sõbranna käest ka, et kas ta jätab mulle veel arvutit. Aga eks näis. Ega veel päris konkreetseid mõtteid ei ole? Või on vara reeta veel? Vara vist on jah. Nii, aga aitäh, Ave-Maria, et sa sellise ilusa raamatu siia ilma tõid. Ja ma arvan, et ma panen praegu salvestuse kinni, siis publik julgeb küsimusi küsida.